Kuule meijäädä, mamma. Laulu, mä tahdin myötä minna. Palun, mitä oot laulu tee? Klaus, ära kiusa. Meillä kaikilla tämä pykkoo. Pykkoo. Ja ma söön väga. Tegid kaamerale toredaid nägusid või? Vastu mingi muidu kukub ma. Ingokka. En mä musta ollut sama siinä. Joo. Siinä siellä köykillä olevan soda päällä. Tule klippimaan. Tule klippimaan. Klippimaan, 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 klippimaan. Tule klippimaan, 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 klippimaan. Mis valgus voolis on, mis värvid? Punane, kollane, roheline. Punane, kollane, roheline. Punane. Siis ma jään nüüd stopp. Kas selline või selline? Mis värv on päris valgusvärv? Ükskõik kumb. Oleneb valgusfoorist. Roheline ikka. Roheline? Ilsu ärkas üles. Ja mis värv oli? Ilsuke. Ja mis ärkas? Jaa. Super.
no tšau, tere hommikust. Kleit on seljas, mis tähendab, et päeva võib lugeda alanuks. Meil on neljapäev, 28. august ja on erakordselt hiline hommik meil, sest lapsed magasid kuidagi kauem. Tavaliselt on selline 6-7 vahel ärkamine, aga täna oli vist peaaegu 8 lausa Lein ja Moni magasid. Ja Elsu ärkas ka hiljem, äkki oli ka alles 7, nii et oleme siin rahulikult oma rutiinsed toimetused ära teinud. Meil on hommikud sellised üsna süsteemsed, teeme voodid korda, toad korda kõik, et oleks hea päeva alustada, mis on seal lastetoas on rohkem neid patju sättida ja kõik õhtust lugemisest raamatud kõik tagasi hunnikusse. Meil veel raamaturiiulit pole, raamaturiiulit veel ei ole, aga jõuame selleni äkki selles videos juba. Ja hommikusöök. Täna oli siis nii hiline hommik, et Assa pidi enne tööle minema. Tavaliselt Assa teeb meile hommikul omletti või muna või putru, aga täna ta jõudis siis enne tööle minna juba 7:30 ja tegime siis oma banaani, pähkli või smuudit. Ja trenn on tehtud, koerad söödetud ja nüüd on... Leenu ei luba. Mis sa tahtsid siis? Ikka tohid. Ja ma kohe tulen appi. Võt, sellised toimetused meil. Me lähme siis põrandale tagasi asju ajama, nemad seal juba toimetavad. Leenu on juba Elsuga nii asjalik, et veab teda ise kogu aeg toast tuppa, kui midagi on vaja. Et juu. Upsikene. Sinul on veel smuudid natuke või? Seal laua peal. Roosa vist. Mis sa tahad teha? Ära palun emme paberit juurde, on ju. Mine joonista Randal paberi peale, muidu saab kogemata mingi muu asi vildikaga kokku. Täna me ei lähe kellelegi külla. Keegi ei tule meile ka külla, me oleme kodus täna. Oleme vahepeal omaette kodus ka. No üleeile olime ka jah, aga me ei pea ju kogu aeg kuskil seiklema. See pole ju meie kodu, külaliste kodu. Tule siia. Me loeme.
eile me Sirrega seal aida sees käisime, hüppasime Sirrega ja Mooni oli ka, siis ta tulles pannud lõuna, siis oli hommik ja siis tuli lõuna. Siis me nägime rohutiltsu. Rohutiltsu? Jaa. Suur oli või? Ei, oli väike. Väikene? Hüppas kõrgele või? Nägite hüppavast seda või? Jaa, aga me kortsusime teda lehega. Me kortsime. Siis ta hüppas või? Ta tudus ja me katsusime ja siis hüppas ära. Me jälle kortsime. Mina? Me loe. Ma hakkame lugema. Hakkame lugema. Ma istun siia vahele, teie vahele. Millest me siis loeme? Loeme sellest, kes see on? Kopra uus kodu. Lehed hakkavad pärast pikka sooja suve värvi vahetama ja alla langema. Kõik metsaloomad valmistuvad külma saabumiseks. Nojah, kõik peale ühe. Kobras ärkab õdisedes üles. Õhk on jahe. Suvi on ilmselt läbi. Kobras paneb riidesse ja peseb hambad. Seejärel läheb ta välja oma metsasõpru otsima. Kobras näeb oravat maapinda kaevamas. Mis sa teed, orav? Küsib kobras. Ma peidan tamme tõrult talveks ära, vastab orav. Aga ära kellelegi räägi, sest see on salane peidik. Kobras lubab asja enda peale jätta. Ja me ei suut ma ka lugema ikka. Soo ei soo mine juurde. Ta jalutab edasi ja kuuleb pea kohal suminat. Elevil mesilassülem tantsib. Mis teil seal üleval toimub? Hüüab kobras. Me valmistume talveks, vastab üks mesilastest. Varusime mett ja peame nüüd tarusse kogunema, et soojas püsida. Kluu, hüüab laululuik kojast. Õige pea on aeg lõunasse lennata, seal on soojem, räägib ta koprale. Kas sina oled talveks valmis? Kobras ei ole sellele ausalt öeldes mõelnud. On ta siis valmis? Karu kavatseb enne talve korralikult süüa. Karu, kuidas ma peaksin talveks valmistuma? Uurib kobras sõbra käest. Kopral on vaja soojas püsimiseks mõnusat suurt tonni, selgitab karu. Suur onn tähendab puude langetamist. Aga mina kardan müra, sosistab kobras karule. Karu noogutab mõistvalt. Mul on mõte. Kobras ootab karu oma väikses ojaäärses majas. Ei lähe kaua, kui karu kohale jõuab. Ta on kutsunud kaasa orava, luige ja mesilassülemi. Kas oled valmis alustama? Küsib karu. Kobras on natuke närvis. Orav vudib mööda puud üles alla, et kopra jaoks kõige sobivam välja valida, hüüab ta. See siin, hüüab ta. Luik paneb koprale pehmed kõrvaklapid pähe. Ma lugesin kogemata vale kohta. Ma valmistasin need oma pesa pehmest voodardisest, ütleb ta uhkuse tundega hääles. Need aitavad müra summutada. Mesilased, kas olete valmis? Hüüab karu. Mesilased liiguvad pilvena koos. Nad hõljuvad kopra pea kohal ja sumisevad üht ilusat laulu. Kobras tunneb end selle kena rahustava helisaatel vaprana. Kobras kasutab oma erilisi hambaid, et puutüvi läbi järada. Varsti kajab üle kogu metsa raksatus. Vähemalt kõigi teiste kõrvus peale kopra, kes kannab uusi kõrvaklappe ja kuulab mesilaste suminat. Õrnalt hoia. Millised sõrmed ei ole käest? Nad õrnalt käest. Kuku, hüüab ta, et sõpru hoiatada. Puu langeb kõva mütsatusega. Kobras võtab kõrvaklapid peast, et sõprade juubeldamist kuulda. Kaks kobrast, kes seda müra läheduses pealt kuulsid, tulevad oma abi pakkuma. Kobras ja tema uued koprasõbrad asuvad talveõnni kallal tööle. Aitäh, et aitasite mul vapper olla, tänab kobras metsaelanikke, kui nood hüvasti jätuks lehvitavad. Kevadel näeme! Lõpp.
Luga, liga, lukka. Luga, liha, lukka. Luga, liha, lukka. Nii palav. Oi, mul on see barett siin hoopis. See jäi hoopis siia taskusse mulle. See on teine oma. Jaa. Oh. Ma olen sinna, ma olin alla. Ma olen hoopis ainult risti. Siis ei ole nii pole. Nüüd. Kas see on vahva? Leenu tuleb kohe tagasi. Leenu läks ka. Süüdi vahetame. Kiika. Kaka. Üks vaarikas ongi või? Jaa, on. See pole must. Ma tahan seda. Ma tahan seda. Vaata. Selle siin jalutamisega meenus, et meil oli vahepeal Ediga tore väljakutse. Tal oli 24. augustil sünnipäev ja sellele eelnes meil 8 või 9 päevane väljakutse, kus me kõndisime siis selle 8-9 päevaga 42,2 kilomeetrit ehk maratoni distantsi. See oli üks virtuaalne väljakutse, mille eest saame medalit ka, need saadetakse meile, et pidi logima siis neid kilomeetrid sisse. Et ma tahtsingi Edile sünnipäevaks sellise tored asja teha, see juhuslikult oli just koerteteemaline väljakutse Edi sünnipäeva ajal. Nii et siis 24. augustiks kõndisime selle vahemaa ära. Proovisin siis kõndida niimoodi, et ainult Ediga, ehk siis, et ei käi siin koos mõlema koeraga, vaid et pühendan selle aja, võtan selle aja ainult Edile. Ja ühe korra küll ebaõnnestusime, et võtsin ikkagi Olli kaasa. Olli sai ilmselgelt aru, et midagi on toimumas, miks te käite Ediga üksi nii palju seiklemas, et võtke mind ka kaasa. Ja siis ma korra võtsin, aga hästi mõnus oli, et see sügis, suve lõpp, sügis kohe kutsub mind selliseid rahulikke pikki jalutuskäiki tegema. Sääsed söövad. Aga mis veel on olnud 24. august, siis Edi sai 8. Meil oli 24. augustil ka 6. pulma aastapäev, ehk siis kesaväljad 6. Ja meil oli ka loomulikult kesavälja karikavõistlus sõpradega. Veetsime toreda päeva Pilistvere, sõntisime sauna, tegime pitsasid, võistlesime. Sai karikas jälle aastaks välja antud sõpradele. Ja 20. augustil sai Klaus 1-aastaseks ja võt. Sellised toredad sündmused siis. Ja nüüd kuidagi, vahepeal pole näinud, sain 6-kordseks tädiks ja juhtub ikka palju. Kui vahepeal
tekib siuke tunne, et midagi juhtus, et tegelikult hakkad loetlema ja on, mille üle rõõmu tunda. Karne sulle Liinu või? Ja siin on kanna, siis riis ja piim ja siis kõik. Ja siis ma võtame mina võtan jälle kõrval. Oli kas tahta mingit kõrvat? Leinu, ma lähen ise võtan. Okei. Mis sa võtsid mõni? Mida tahtsid? Oli sina võtad juba laua ääres. Mina tahan mööda sikkes. Kapsas. Kapsas on just selles loosa. Loosa kapsas. See? Jah, see on loosa kapsas. See on tore pärast vaadata. Kunagi, kui me oleme vanad, siis me saame vaadata, et mis me tegime kunagi. Milline oli meie päev. Kuidas me hommikul ärkasime ja siis oli väike beebi ja sina tõstsid teda, viisid teise tuppa. Panid talle mänguasjad. Ja me panid kõhukotti ja kuna Kelso on ju nii suur, et sa ei tõstagi teda enam äkki. Jaa, aga Moonit ma jaksan tõsta. Mooni kasvab suureks ju. Jaa, aga Mooni jaksab ju mind ka tõsta. Võib-olla ikka on nii, jah. Et te kasvate kõik suureks, aga te olete nii tugevad ja terved, et te jaksate üksteist tõsta. Rimsid pähkli võitsid. Emme näita mulle ka Elsu. Temasta pilte. Mä otin telakkola. Mä teen sulla jäät. No tee. Kuid käesolev kevad on teistsugune. Lambatalle isal on liiga kiire, et kõige maitsvamaid kevadilli otsida. Ema on liiga väsinud, et koos rohus mängida, sest sel kevadel saab lambatallest suur õde. Kuni tema vanemad uue beebi tulekuks ettevalmistusi teevad, hiilib lambatall hobuse juurde, kes on ametis heinateoga. Ma tulen. Varsti vaatama emme. Emme, mis kõigi.
Seda võuku panema. Seda võuku panema. Võt suu ja sukkasid, sukka taga. Lõike peab panema. Muidu saisad söövad, peab natukene panema ikka. Muidu saisad hammustavad. Valguspool peab seisma jääma. Nendel imetamispausidel, kus ma lähen üksinda kinnisesse tuppa lihtsalt vaikuses olema, ma alati mõtlen, et igal inimesel oleks vaja imetamispause. See on nii maandav ja vajalik lihtsalt minna korra, olla vaikuses omaette. Ma mõtlen, et isegi kui ma lõpetan imetamise üks hetk ja olen ju lastega ikka kodune, siis ma hakkan tegema midagi sellist, et mul on üksi olemise paus. Ja siis nagu, et kõik austavad seda, et ma olen üksi teises toas ja lapsed võivad ka seda loomulikult võtta, aga praegu lihtsalt on need nii ilusti selge, et ma panen Elsut tuttu ja siis keegi ei tule siia tuppa, kui just ei ole vaja minna vetsu või mingi hädaolukord suur või noh. Aga jah. Nii palav on ka. Kas me viitsime minna verandale teiste juurde? Nad vist jõudsid ette. Ei, magan üleval. Ma olen ühe toreda traditsiooni jälle ellu äratanud paar nädalat. Olen iga päev võtnud endale ühe vanasõna end motiveerima, inspireerima, õpetama. Nii. Praegu on täpselt see õige hetk, et ära hakka kohut mõistma, kuni pole kuulnud mõlema poole seletust. Okei. Moonilaul tuli väga imetu, väga ilus moonilaul, moonilaul, moonilaul. Mooni oli moonides, moonides, moonides. Mooni oli moonides, moonides, moonides. Elsu hakkab 2 nädala pärast juba sööki proovima. Mis me anname talle süüa siis? Iga kohe vanana pärast hakkab sööma.
siis ta saab 6-kuuseks, pooleaastaseks. Siis meie peres me teeme niimoodi, et kui laps saab 6-kuuseks, siis ta hakkab ka proovima muud toitu peale rinnapiima. Siis ta hakkab seda sööma. No eks ta saab proovida erinevaid puhtaid toite. Et tema päris saia ei hakka sööma, aga ta sööb puhtaid toite, juurvilju, puuvilju proovib ja vaatame. Need on puuviljad. Puu otsast ju saite õunad. Puuviljad. Jaa, aina kokku. Oota. Ma, oota. Ahah. Otsustati väljaspool meid endid. Ma ootasin, sest mina tahtsin nii. Kõik otsustati väljaspool meid endid. Ma teadsin, sa ei tule nagunii. No tšau, kätte on jõudnud reede. Meil on selline täitsa isemoodi eriline päev täna. Esiteks, sest meil on mõneks ajaks viimane lapsehoidja päev. Praegu ka Sirle on meil. Viimasel ajal, nüüd kui Elsu on pärast Elsu sündi, olen ma täitsa palju olnud ise ka kodus, kui lapsehoidja on meil, ehk siis ta on Leenu ja Mooniga toimetab ja mina olen peidus siin magamistoas. Oleme siin nii hubase pesa loonud endale, et see on justkui selline väike külaliskorter meil keset maja, et ma panin selle lastetoa kirjutuslaua, mida te ei ole vist näinud veel, pärast siis lastetoas näete hiljem. Selle võtsin endale siia, saan arvutis natuke toimetada, pilte tõdelda ja Elsuga kaisitada. See on nii armas. No ma ei või. Et lapsehoidja läheb meil nüüd mõneks ajaks, teadmata ajaks puhkusele. See võib täiesti olla vähemalt paar kuud, ei kujuta ette, eks neis. Aga peaaegu aasta aega on ta meil käinud. Laste jaoks saanud ju väga lähedaseks inimeseks. Tema tütar samamoodi, kellega praegu Leenu mängib randal. Mooni läks õuevankrisse tuttu jalutama. Ja mõnes mõttes on nagu väike asi, mõtled, et mis siis on, meil on ju ikka, oleme ju kodus omaette palju lastega, mina ja lapsed. Ja neid perioode on siin ka selle aasta jooksul olnud, et paar nädalat näiteks ei käi üldse või niimoodi, aga ikka nagu natuke selline, ma positiivselt, optimistlikult ütlen, et ootusärevus, et kuidas on jälle, et missugune see sügis meil välja hakkab nägema. Ehk siis neis kindlasti hakkame siis palju teistel külas käima ja sõpru endale külla kutsuma, et üksi ikka ju on natukene mornim olla pikalt niimoodi järjest. Aga jah, täna siis on meil viimane
ja pärastpoole ma loodan, et kõik läheb hästi. Ma endiselt veel lõplikult ei julge loota, aga et sõidame Elsuga veel Türile järgi narivoodi osadele Woodhammerisse. Ja see on see projekt, mis on nii kaua oodanud oma lõppu või üldse niimoodi päriselt toimima saamist, aga nüüd siis äkki täna, kui mitte täna, siis tuleval nädalal, aga nii põnev. Mul korraks kadus juba elevus ära, sest ma vaatasin ühte YouTube videot, kus üks naine tegi nagu nii kiiresti inimesed, kellel ei ole väikseid lapsi või üldse lapsi, nii kiiresti nad teevad sellist projekte, et nagu, et kuu ajaga teen terve toa, ehitan custom riiulid ja toolid ja lauad ja nagu, et päevad läbi teevad, puurivad ja lõiguvad ja õmblevad ja siis mina nagu ootan seda oma narivoodit ja siis mõtlen, et millal me joon need lilled sinna peale maalida, see on suur projekt. Et tempo on teine ilmselgelt ja kevadest, talvest saati isegi oleme seda narivoodit planeerinud ja oodanud ja nüüd ta äkki siis jõuab meieni. Et seda värvi isegi ma ei ole nagu päriselt näinud, ma valisin läbi interneti välja ralltooni Pigeon Blue, tuvisinine. Oi, ma tahan neid raamatud sinna raamaturiiulisse panna ja nii põnev. Täna ma ütlesin Assole eile, et kas me paneme täna õhtul selle kokku, et nagu elevus on selline, et tahaks nagu kohe. Aga vaatame, kuidas me jõuame. Aga igatahes me siis hängime siin ja vaatame, kas saame Türile minna täna. Kuhu sa lähed? Ma olen Türil. Ma olen kohal. Enne kui ma lähen Woodhammerisse, siis ma vaatasin, et siin on Samliku Becker pagarikoda, millest ma olen kuulnud. Mul on nende haputaigna küpsetiste raamat kodus. See on siin selline vist mõnes mõttes kuulus koht, üsna uus. Noored keegi avasid siin selle, varem tegid vist kodus, ma ei tea, ühesõnaga ma lähen sinna ka ja proovin midagi head. Mina, kes ei saanud aru sellest matcha latte valust, joon nüüd matcha latet. Aga ma seda ise ei hakka tegema, ma ütlen teile. Ei tasu nii palju seda mingit piima sisse juua, nii et ma pigem jätan selle mingiks eriliseks puhuks nagu täna. Et iga mõne kuu tagant kuskilt leian mingi toreda koha, kust osta ja siis nautida väikest maiust. Ühesõnaga, Samliku Beckerisse väga soovitan tulla. Nii kihvt koht siin keset Türi. Ma ei käi Türil küll peaaegu üldse, aga äkki nüüd siia sellepärast tasub tulla. Woodhammerisse ja pagarikotta. Mis sa räägid siin mulle? Mis sa teed siin? Mu silmad need olgu palju näinud ja jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere oleks see vaid igavene. Okei, no siis peab rallkoodiga lihtsalt poest vaatama. Ongi käes! Aga teate, ma lõpetan
siit sellega ja teeme selle kogu narivoodi ja riiulimajanduse ja selle uhke kokkupanemise ja ülevaatamise ja kõik muu järgmine kord, sest et see vajab eraldi hetke endal kindlasti. Aga näeme siis järgmine kord. Tšau!